Kõik inimesed, kes vaatavad minu YouTube'i vlooge, mul on teile midagi väga tähtsat öelda. Vaadake, milline päikeseloojang on Tallinnas, on täiesti. London on ideaalne nädalalõpureisi sihtkoht, kuhu jõuad vaid 3-tunnise otselennukad Tallinnast. Lihtsalt soovitan su vältida lennukis 14. rida, kuna seal ei ole akent. Minge pekki, mul ei ole akent. Ükskõik, kas sinu reisi eesmärk on süüa heades restoranides, külastada näitusi, muuseume ja kontserte või lihtsalt shopata, Londonis sa leiad kõik selle ja rohkemgi veel. Meie veetsime seal 3 päeva ja vähemaks ma usun, et sinna isegi minna võib-olla poleks mõtet, kuna näha on lihtsalt nii palju. Kuidagi juhtus nii, et kõik kohad, mida me külastasime, olid nagu 10-sse, ehk kui oled ka sina Londonisse minemas, siis siit videost leiad kindlasti kohti, mida soovitan ka sinul külastada. Läksime! Kuna Londonisse viis meid Harry ema 60. juubel, algas meie esimene päev kohe suure tähistamisega Cakes and Bubblies. See koht on maiasmokkade ja šampanja armastajate unelm ja pole ka mingi ime, sest Cakes and Bubblesi looja on maailma parimaks kondiitriks tunnustatud Albert Adria. Seal on selline reegel, et kui sa broneerid laua ette, pead sa kohe ka ära tellima broneerides oma toidud ja meie läksime kella 5 tee komplekti teed, aga selle vahega, et meil oli tee asemel šampanja ja kell polnud mitte 5, vaid 12 päeval. Kõik need magustoidud olid täiesti suurepärased ja minu lemmikuks sai see kuldmuna. Selle mõnusad, mõrked, magusad maitsed on väga keeruline sõnadesse panna. Selle koha hitt on kindlasti nende cheesecake ja see maitses tõesti väga-väga oivaliselt. See oli suus sulav ja eriti kombineeritune koos šampanjaga. Aga siis oli aeg seada sammud uue üllatuse poole, kuhu me läksime Piretiga kahekesi. Selle koha nimi on Experimental Perfume Club. Alguses tehti meile kohe selgeks parfüümimaailma A ja O ehk tutvustati tipunoote, südamenoote ja põhinoote ja nende seas pidime välja valima oma lemmikud lõhnad, millest tehti omavahel kokku segades 9 erinevat kombinatsiooni. Ja siis hakkas keeruline osa. Nende kombinatsioonide seas pidime välja valima 2-3 lemmikut ja mina muidugi oma suutmatusega valida. Valisin 4 lemmikut ja need valitud lõhnad lasti siis meile käe peale ja et me saaksime paremini aru, kuidas üks või teine lõhn meile sobib, läksime need õue nuusutama. Kui siis lemmikparfüüm lõpuks välja sai valitud, läksime laborisse seda kokku segama ja lõpuks saime oma parfüümile mõelda nimed, mis prinditi sildile ja pandi pudeli peale. See oli üks tõeliselt eriline elamus ja kui sa oled Londonis ja sa tahad teha midagi meeldejäävat või tahad teha kellegile toreda kingituse, siis ma väga-väga soovitan siin Experimental Perfume Clubi minna. Kuna teised pidid minema veel õhtul Apa Voyage'i kontserdile, oli juba aeg minna õhtusöögile. See oli imelise vaatega restoran, mis asub Canary Wharfis, mis on teatud-tuntud kui pilvelõhkujate rajoon. Just seal asuvad paljude pankade peakontorid, aga nende kõikide vahelt võib leida ka väga erilisi restorane. Ja üks neist on kindlasti restoran Row, kus mina sain ühe parima burgeri elamuse. Kuna menüüs oli üpriski palju lihatooteid, siis jah, ma läksin burgeri teed ja teate mida, see oli üks väga õige tee, mida astuda. Ma võtsin sellise burgeri nagu Hen of the Wood, mis tegelikult on siis nagu seene piffiga burger ja see oli delicious. Võib-olla üks parimad burgereid mu elus ja eriti paaritatuna punase veiniga. Pärast õhtusööki arutasime meie Harriga veel linna peal, aga kuna selja taga oli päris pikk ja tegus päev, siis tegelikult läksime juba hotelli ära magama, et panna ennast valmis uueks päevaks. Tere hommikust, rahvas! Meie oleme tulnud tagasi hotelli tuppa hommikusöögilt. Meil alati mängib mingisugune inglise uudiste kana siin, kui me oleme reisil. Ma ei tea, miks mulle väga meeldib see alati. Vaade meie hotellist on selline.
ma ei tea, mismoodi ma sain hakkama sellega, et mu kohver juba tulles oli peaaegu 20 kilo, ehk siis nagu täna meil on tegelikult selline väike shoppingu päev ja siis ma kardan, et minu pagas läheb liiga raskeks. Eile oli nii freaking tore päev. Ma proovisin vlogida, ma väga midagi nagu ei rääkinud, sellepärast et lihtsalt nagu ei olnud selleks mahti. Aga ma sain mõned ägedad elamused ikkagi lindile, nii et ma loodan, et teile need asjad meeldisid. Aga nüüd, juuksed korda, meik on juba näos ja siis paneme ennast riidesse. Ma võtsin omale kaasa hommikusöögid kohvi. Ma joon alati hommikul 2 kohvi järjest. See on minu jam, I love it. Tere rahvas. Harri on nii tagasihoidlik, aga alles on hommik ka nii, küll ta avaneb. This station has step-free access. Mul on küll nagu see, et kui ma lähen poodi ja seal on selline kurb muusika, siis ma hakkan mõtlema, et issand, tegelikult mul ei ole vaja ühtegi neist asjadest osta, et ärme praegu osta, aga kohe, kui on selline nagu uplifting muusika, ma olen hulluks, ma tahan nagu rohkem osta reaalselt, nii et see on nagu väga hea viis, kuidas nagu mängida inimeste mõistusega, psüühikaga. Näeme vähemalt tunni aja pärast tulevikus. Let's go shopping! Ma olen oodanud nii kaua ja ma saaks tulla, oh my god, Selfridge'isse. Ma isegi igatsen seda kohta nii väga, et ma vahepeal tellisin omale ühe kleidi siit. Vaadake, kui ilus! Mulle meeldib, kui on nagu raha, et teha ägedad asju. Ja siin Londonis seda on. Ja see on nii nauditav seda kõike kogeda, nii et aitäh teile, et seda kõike teete siin. Väga kena. Mulle väga meeldib see kott, see on nagu see värv, üllatavalt kombel mulle meeldib jahkab see pruun, see on väga-väga ilus. Ja oh my god, kuidas ma tahaksin seda, aga mulle lihtsalt üldse ei sobi nokamütsid. Ma olen lihtsalt kõige kohutavam üldse nokamütsiga. Ma olen netist välja vaadanud ühed Steve Maddeni saapad tegelikult, aga ma ei tea, kas need siin müüakse. Ühesõnaga, me peame otsima need üles ja vaatama, kas need on siin olemas. Mulle väga meeldivad ka sellised saapad praegu, aga siin ei ole seda lukku siin kohas. Vabandust, siin kohas ei ole lukku. Ja ma kardan, et mul ei lähe vaata siit lihtsalt nagu jalg sisse, mul on vaja lukku. Ja see, et siin pole lukku, on freaking probleem. Wow, kui ilusad on need kingad. Kusjuures sellise kitten heeliga, selline nimi on neil kontsodel. Sellise kontsaga kingad on tegelikult väga mugavad. Need ongi need saapad, mida ma tahtsin tegelikult proovida. Aga ma kardan, et need ei lähe mulle jällegi jalga, kuna siin pole seda lukku. Aga ma ei tea, ma võib-olla proovin neid ikkagi. Tegelikult ma mõtlesin, ma ei proovi neid, sest ma ei taha oma aega kulutada. Ma tean, et need ei lähe mulle jalga. Mul ei lähe jalg sisse, kui sul pole seda lukku, nii et järgmistele jahimaadele. Nagu minge metsa. Need on nii napakad, ma armastan neid. See värvikombo on forever my favorite, roosa ja roheline. Mul on mega hea meel, et ma kunagi ei ostnud omale neid jalanõusid. Need olid vahepeal mingi väga-väga suur hitt ja need on ikka väga ilusad minu meelest nagu need näiteks on ja ma ei tea, need on nii tann ja nii üle kantud ja nähtud igal pool minu meelest. Nii et väga äge looming, aga ei. Mul on hea meel, et ma selle moe röögatusega kaasa ei läinud. Mulle meeldib teiega moon bootsid. Ma tahtsin siia skimsi tulla. Eelmine kord ma ostsin siit omale natukene bezu ja ma ei tea, mind erutavad natukene need pluusid. Kuigi samas mõni räägib, et Amazonist saab palju odavamalt palju parema pluusi. Ma ei tea, ma lihtsalt mõtlen, ma lähen proovin korra midagi selga. Okei, ma ütlen ausalt, et ma ei arvanud, et see on nii mõnus keha küljes. See on tõesti ülimalt hea materjal. Ma arvasin, et see pluus on palju lühem, see on väga okei pikkusega. Wow, ma reaalselt ei oleks seda uskunud. Ma kannan muidu üleval pool L-i, aga see pluus on M. Ma ei tea, Pekki, ma arvan, selle peab ära võtma. Mis te arvate? Kui sa lähed shoppama ja sul on kulmud värvitud, siis alati võtta kaasa kulmuhari, sest et kui sa vahetad riided, siis su kulmud saavad lihtsalt täises segi pekstud ja sa pead vahepeal turgutama. Secured! Palun, ma tahan nii väga neid proovida. Wow! Rahva, see sobivad mulle imeliselt minu meelest. On mul õigus või? Fucking hell! Need on mega ilusad. I love Gucci. Wow. Veits nagu liiga tavalised või? Okei, ja need on Prada omad, natuke vaata pisemad, kui need Gucci omad olid. Ja
Need mulle väga meeldivad, kuigi need on nagu ka super tavalised, aga samas see kuldne väike detail annab nagu nii palju juurde minu meelest. Vaja mulle kindlasti ei ole, aga kas ma tahaksin? Jaa. Byreidol on üks parfüüm, mis on hästi populaarne praegu. Selle parfüümi nimi on Mojave Ghost ja ma proovin seda. Super suvaline ja tavaline. Me käisime eile vaata parfüüme segamas ja see parfüüm oli mingi 1000 korda parem kui see. Okei, vabandust, ma võtan sõnad tagasi, ta pole nagu mingi super suvaline, aga ta on üpriski suvaline. Selle Fritši kodumaailm on next freaking level. Täiesti pekkis, vaadake seda. Ryanair, palun, kui sa saaksid selle mahutada minu käsipagasisse. Mul on igat ühte neisse praegu vaja. Aitäh. Imeline. Õnneks on ka mõeldud minimalistide peale nagu mina. Kui ägedalt soola ja pipraviskid. Jälle mul lemmik värvikombo, roheline ja roosa. Keda huvitab, siis üks maksab 58 pound ja ma arvan, see on midagi 70 euro kanti umbes, kui ma siis peast arvutades praegu panen. Sõbrad ja sõbrannad eriti, teile siin ka midagi toredat. Okei, no see on mega crazy, mis siin kõige alumisel korrusel toimub. Siin on nagu täielik talvepõlumaa. See on nagu shishi on steroids. Siin toimub nagu nii palju, et ma ei suuda isegi seda WC-d üles leida. Mul läheb kogu aeg järg käest ära, kus see WC silt oli. Siin on nagu nii suur mäsu ja melu, aga reaalselt, kui sa tahad nagu leida mingit head jõulukingitust ja sa elad Londonis, oled siin seda kohta külastamas, sa leiad siit reaalselt nagu kõik parfüümid, koduvärskendajad, koduaksessuaare, fashionit, no ehteid, kõike. Kõik on mega ilus. Ma leidsin nii ilusad kõrvarõngad. On mul need vaja? Ei ole. Ja kuna ma natukene arenenud inimesena vahepeal, siis ma ei osta need, kuna mul ei ole need vaja. Isegi kui ma väga tahaksin. Aga mida freaking pükse, kui ägedad! Ja muidugi see sektsioon on täiesti crazy. Olekus siin on nagu selline pintsak. Ja ma reaalselt üle pika aja näen midagi, mida ma tahaksin kohe endale saada. Ja siin pole minu suurust. Vau, kui lahe HM-il on siin selline rental koht ja sa saad nagu selliseid riideid nende eelmistest collab-kollektsioonidest laenutada. Need on nagu väga spetsid asjad. Oh my god! No, ebareaalne. Proovima! Okei, see on nagu üks number. Liiga suur, ma arvan, et võiks olla veits rohkem nagu taljes. See tähendab seda, et ta teeb mind natuke nagu sardelliks. Pekki küll see on jälle natuke liiga suur. Tissid on täiesti ripakil nagu. Aga minu meelest on ideaalne selline lihtne bluus, mis on sul mugav seljas ja samas saab panna kusagile pintsaku alla ja juba nagu veits coolim look. Või isegi tegelikult nagu triiksärgi peale, valge triiksärki see peale. Ma arvan, näeb väga äge välja. Mine Pekki! Siin on vist need kanni asjad ka. Oh my freaking! Lähme vaatame. Kui nunnu, väike trepp. Mida ma näen? Mulle väga meeldib see jakk, aga siin on üks probleem. See on liiga lühike. Mulle ei meeldi, et ta on nii lühike. Ma tahaks, et oleks nagu mingi nii pikk. Eelmisel aastal oli kusjuures nii pikk, väga sarnane leopardi mustrine jakk ka kollektsioonis. See aasta mitte, aga on näiteks selline jakk. Need on ägedad, aga ma ei ole liiga suur fänn. See on ka väga ilus jakk. Tagant on selline mega huge Barburi kanni logo. Liverpool Streetilt on päris palju videosid liikumas TikTokis, kuidas seal on nagu ratastega vargad, kes sõidavad mööda sinust hästi niimoodi rahulikult, haaravad su telefoni ja panevad minema. Ehk siis see, et ma olen nagu mingisugune super turist praegu ja filmin ennast siin üks käsi üleval, siis ma pean olema tegelikult natukene ettevaatlik selle kõigega. Appi, see on nagu nii tühi, mulle üldse meeldi, kui on nii tühi pood nagu. Mul tekib ebamugavus, kui on nii tühi pood. Issand, see ma tean nagu kogu tähelepanu on minul. Kui mida perset, see on nagu kõige ägedam asi üldse. Nagu see kombo koos selle nagu leopardiga on nii äge mu meelest. Ma ei tea, mis see nimi on. Baklava. Ta on ikkagi selline nagu natukene lotakas ja see teeb nagu tegelikult selle tulemuse paremaks minu meelest. See on nagu ilus, aga pekki see tegelikult sobib mulle väga hästi. Ma sain just aru. Harri arvab, et see on liiga väike. Arvad või? Ta on natuke on liiga tight nagu küll, ta on nagu kontoiss mu peas.
see on see boyfriendide sektsioon. Käed jah niimoodi. Mulle pandi külge selline väikene kannikott ka siia. Ja see on nii kaval lüke, no panevad selle siia külge ja mul on hästi ebamugav öelda, et ma tegelikult ei taha seda, siis ma justkui peaks selle ära ostma. Aga ma olen siin selle Beanie sahtli juures ja mulle väga meeldivad need kõik, aga siin ei ole freaking punast. Ma tahaks lihtsalt nagu punast, aga siin ei ole punast. Teate, mulle ikkagi meeldis täiega see sall, mis siin on, nii et ma arvan, ma ostan selle salli hoopis ära. Covent Garden on alati nii ilus jõulude ajal. Kui freaking vingas on Defenderist on tehtud Barbouri kohvikiosk. See on kõige coolimas üldse. Ma ei ole mingi mega suur Chanel'i nagu fashioni fänn, aga need prillid mulle väga meeldivad. Niimoodi Harri ootab siis mind seal kauguses. Vaesükene mul tõst vahel nagu päris kahju. Kus me nüüd lähme, Harri? Minema lähme. Teetaks veits süüa ka vahepeal, nii et lähme otsime midagi. Hamba alla. Me tulime sööma ühte väga nunnusse Kreeka restorani. Vaadake mu selja taha, kui lahe see on. Nii cool. Thank you. No nii, Harri, kuidas läks shopping täna sul? Läks normaalselt, aga pidin pettuma mitmes kohas. Sellepärast, et igal pool on moekaup ja ei ole kartulivõturiideid, mida mina otsin. Kõik inimesed, kes vaatavad minu YouTube'i vlooga, mul on teile midagi väga tähtsat öelda. Tahtsin öelda, et I sagapo you. Sagapo people. Nii, Harri, kus sa kohtusid Hannaga? Oma väega või? Siis kui ta sündis, ema tõi ta koju, siis kohtusin esimest korda. Harri ühe nimi on Hanna-Maria ja minu nimi on Hanna ja kui me Harriga tutvusime, siis oli mingi selline seik, kus Harri käest küsiti, et kuidas Hannal läheb ja siis mis Harri vastas? Ma vastasin, et me vaikselt musitame. Ja mis inimene siis nagu sulle vastas? Ütles, okei, imelik. Ja siis ütles, et ta mõtles mõõde, mitte sind. See toit oli jumalik, see oli nii freaking hea. Ja see koht on selline. The Real Creek on selle koha nimi. Freaking nii maitsev toit. Give me some love. Say yeah! Yeah! Say oh yeah! Oh yeah! Say I'm hot, you're not. That's what he wants to say to me. Lähme baari, Harri, ema ja isaka. Kas Hanna Kondor on ka väki või? Hanna Kondor ka väga tore. Tire plus Elementary on maailmas paremuselt 4. baar, mis on jagatud 2 erinevaks ruumiks. Meie olime Elementary ruumis, mis on selline eesruum, kus istutakse ühise pika laua taga. Seal serveeritakse kokteile otse kraanist, aga maitses sa seda ei tunne. Kokteilid on lihtsalt super spetsid. Mina soovitan see kindlasti proovida Yuzu Gimletit. Õhtu saabudes avatakse ka teine ruum, mis kannab nime Tire ja see on boutique kokteilibaar, kus kokteilimenüü pidevalt uueneb. Nüüd me läheme ruttu hotelli ja siis me lähme, kus me läheme pubituurile või? Pubisse? Pubirallile, vabandust. Ma ei ole varem üldse Notting Hillis niimoodi vist käinud või kas ma käisin eelmine aasta siin Harri või? Ei käinud vist. Ja see koht on nagu niivõrd palju rahulikum kui kõik need muud kohad siin Londonis, kus me oleme käinud. See on nii tülliline. See on selline või? Ehk siis see on see silt, mida ma peaaegu ei näingi. Whiskey and Seaweed. Okei, let's go. Vau, kuidas on see handle. Hello! Whiskey and Seaweed on kokteilibaar, mis kuulub 3 Michelini tärniga restorani juurde. Kokteilimenüü ja veinikaart olid tõesti väga laiad ja vastavad igale meeleolule ja maitsele. See on ideaalne baar, kus alustada õhtut mõne kokteiliga. Meie õhtu muidugi oli natukene varem alanud, kuid me ei saanud panna vastu ühele spicy margaritale. See oli jumalik. Edasi viis meid õhtu ühte korraliku inglise pubisse, kus oli nii palju inimesi, et ma ei saanud isegi kaamerat võtta kätte ja filmida. Toidud olid seal jumalikud ja pilk hakkas juba minema natukene hägusemaks, aga üks õhtu Londonis väljas käies on lihtsalt must. Kui
me hakkasime minema tagasi hotelli, saime aru, et Londonis käivad ka öösiti mingite liinide metrood. See on rebane. Nii et läbi sussa-vussa saime kuidagi öösel läbi metroode oma hotelli ja magama. Hommikul ärgates ma muidugi ennast kõige värskamana ei tundnud, aga see oli kõik seda väärt, kuna õhtu oli tõesti väga meeleolukas. Aitäh kõigidele asjaosalistele! Ühesõnaga, nüüd me lähme jälle linna peale litutama ja siis juba varsti ongi aeg minna lennuki peale. Ja siis saab see vlog läbi, et te teaks. Me oleme Bow Roadil ja see oli siis see koht, kus Harry kas esimesena vist Inglismaal olles sa elasid või? Yeah. Aga nii tore on näha nagu, kus Harry kunagi on elanud, siis kui me üldse ei tundnudki teda. Ja see minu jaoks tegelikult natuke rohkem nostalgilisem kui Harry jaoks, sest Harry pole väga nostalgiline inimene. Appa. Oma Londoni reisile panime punkti ühe korraliku Jaapani fistiga, et juba siis seada sammud lennujaama poole. Isadepäevad, enne pildid, siis söömine. Mis sa teed? See, et siis kõik need pinnud, te teed nad siledaks. Nüüd on üks Meil vedas täiega, me saime super kuiva, küll väga halli, aga väga kuiva Londoni elamuse. Ja nüüd me hakkame minema oma branchit edasi lennujaama poole ja alles nüüd hakkab vaikselt tiputama mingi seenevihma. Kusjuures eelmisel aastal samal ajal, novembri lõpus ma olin ka Londonis oma sünnipäeval, nii et eelmine aasta pidasime minu sünnipäeva siin, sel aastal Harri ema sünnipäeva. Nii et jah, huvitaval kombel novembrikuus 2 aastat järjest on kõik teed viinud Londonisse. Kuna asusime lennujaamas liiga tunni ajase sõidu kaugusele, võtsime Uberi, kus sain teha ühe mõnusa iluune. Nii hea uni oli ausalt nagu wow. Ma ei ole kindel, kui hästi see uni oma töö ära tegi, aga see oli uni. Kas ka iluuni? Ma kahtlen, aga uni on alati mõnus. Ja me jõudsime koju tagasi. Alati on nii tore minna reisile ja olla reisile, aga koju tagasi on ka mega hea tulla. Aitäh, et te vaatasite musud. Teekka musu või? See video lõppeb nüüd jalga.